Trump pööras Ameerika Ühendriikide seisu Iraani vastu enda kasuks, muutes $1 triljoni suuruse augu sõjalise uuendamise plaaniks. Sellel esmaspäeval, 11. mail 2026, arutab Washington arvet, mis võib ulatuda $1 triljoni, kui arvesse võtta sõda, laskemoona, naftat, intresse, logistikat ja varude täiendamist. Trumpi vastus oli kasutada šokki, et uuendada Ameerika sõjalist jõudu, taastada arsenalid ja kinnitada $1,5 triljoni suurune eelarve, et hoida Ameerika Ühendriike kaasaegse sõja tipus ja jätkata maailma suurima sõjalise jõuna. Tugevdada Ameerika tehaseid ja takistada Iraanil, Hiinal või Venemaal näha ühtegi nõrkust Ameerika sõjalises võimsuses. Pentagon on juba hinnanud Iraani vastase sõja otsesed kulud aprilliks $25 miljardile. Eriti kui Trumpi loogika on selge. Ameerika Ühendriigid ei saanud astuda kaasaegsesse sõtta, kulutada väärtuslikke rakette, kaitsta baase, kaitsta liitlasi ja siis teeselda, et varud on endiselt puutumatud. Kriis Iraaniga paljastas ebamugava tõe Ameerika sõjaväesüsteemi sees. Jõud oli endiselt tohutu, kuid osa struktuurist vajas kiiret uuendamist. Kallis laskemoon kulus kiiresti. Ohtude allatulistamiseks kasutatud püüdurraketid vajasid täiendamist. Laevu, lennukeid, kaitsesüsteeme ja tööstusahelaid hakati palju suurema surve all üle vaatama. Puudujääk ei tekkinud ainult seetõttu, et Trump ründas. Puudujääk tekkis, sest sõda paljastas hinna, mida tuleb maksta maailma suurima sõjamasina valmisoleku eest samaaegseteks konfliktideks. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Iraan astus sellesse kriisi, püüdes Ameerika Ühendriike nõrgestada. Teheran panustas piirkondlikule survele, rakettidele, droonidele, relvarühmitustele ja majanduslikule ähvardusele, et suruda Washingtonit kõrgete kulude poole. Iraani diktatuur soovis muuta iga Ameerika raketi laskmise kurnamise märgiks, iga nafta hinnatõusu poliitiliseks surveks. Iga arutelu kongressis muutus kahtluseks Ameerika jõu suhtes. Trump pööras selle loogika ümber. Selle asemel, et lubada sõjakuludel muutuda kaotuse märgiks, esitas ta need kulud tõendina, et Ameerika Ühendriigid peavad uuesti relvastuma, rohkem tootma ja oma sõjalist üleolekut uuendama. Ja siit tulebki ajalooline $1,5 triljoni suurune Ameerika kaitse-eelarve. 2027 eelarveaasta ettepanek hõlmab laevu, lennukeid, raketitõrjet, droone, tehisintellekti, Ameerika territooriumi kaitset ja kaitsetööstuse baasi taastamist. Reuters teatas, et plaan sisaldab umbes $750 miljardit laevadele, hävitajatele ja Golden Dome süsteemile, lisaks teistele strateegilistele valdkondadele. Sõda Iraani vastu näitas, et suur riik ei võida ainult sellepärast, et tal on keerukad relvad. Ta võidab, sest suudab täiendada laskemoona, hoida tehased töös, toetada liitlasi ja hirmutada vaenlasi isegi pärast nädalaid kestnud lahinguid. Pentagon hakkas käsitlema kriitilisi laskemoona prioriteedina. Merevägi soovib järgmisel aastal osta 785 Tomahawki raketti ja järgmise 5 aasta jooksul peaaegu 4000. Samal ajal, kui armee taotles üle $20 miljardi TH-5A-T ja Patrioti tõrjerakettide ostmiseks, see näitab muutuse ulatust. Washington ei maksa mitte ainult sõjaarveid, vaid taastab ka võimekust järgmise kriisi jaoks. Ameerika tööstus on juba hakanud tegutsema. Lockheed Martin sõlmis lepingu, et suurendada tõrjerakettide aastatoodangut umbes 600 ühikult 2000 aastas. Nüüd on eesmärk tõsta tootmisvõimekust palju suuremas mahus, et rahuldada Ameerika vägede, liitlaste ja partnerriikide vajadusi. See näitab, et Trumpi plaan ei jää ainult sõnade tasemele. See tõukab tagant tehaste tööd, lepingute sõlmimist ja tegelikku tootmist. Kaasaegne sõda võidetakse eelkõige tööstuses. Iraan võib ähvardada, saata droone, avaldada survet tarne- ja veoteedele ja proovida Ameerika eelarvet kurnata. Aga kui Trump suudab surve tootmise kasvuks pöörata, kaotab Teheran psühholoogilise eelise. Iga Iraani vastu kasutatud rakett muutub põhjenduseks veelgi rohkem toota. Iga surve allolev laovaru muutub põhjuseks lepingut laiendada.
iga sõjakulude kriitika muutub argumendiks, et näidata, kuidas Ameerika Ühendriigid oleksid peagi maksnud veelgi kõrgemat hinda, kui nad oleksid jätkanud vana, aeglase ja uue globaalse vaidluse faasi jaoks ebapiisava struktuuriga. See on Trumpi meistrikäik. Ta ei vasta ainult Iraanile. Ta kasutab Iraani elava tõestusena, et Ameerika peab oma sõjalist jõudu uuendama, et jääda domineerivaks suurvõimuks. Iraani diktatuur arvas, et suudab Washingtoni ära väsitada, kuid mõju võib olla vastupidine. Ameerika, kellel on rohkem laskemoona, rohkem tehaseid, rohkem raketitõrjet, rohkem survet Teheranile ja vähem sõltuvust vanadest varudest. Majanduslik mõju arvestati samuti sisse. Sõda Iraani vastu tõi naftale surve, suurendas muret kütuse pärast ja tõstis inflatsiooni teemalist arutelu. Washington Post märkis, et Donald Trump teatas plaanidest ajutiselt peatada föderaalne bensiinimaks vastuseks Iraani konfliktist tingitud hinnatõusule. See meede näitab, et Valge Maja püüab probleemile läheneda kahest suunast. Lühiajaliselt ameeriklaste rahakotile leevendust tuua ja pikaajaliselt kaitset uuendada. Kongress peab nüüd otsustama, kas nõustuda väiksema, aeglasema ja haavatavama kaitsega või kas kiidetakse heaks sõjamasina taastamine, mis suudab samaaegselt erinevatele ohtudele vastu seista. Ameerika ajalugu on seda teed juba näidanud. 1980-ndatel sattus Ronald Reagan tugeva kriitika alla, kui ta suurendas sõjalisi kulutusi Nõukogude Liidu vastu. Reagani argument oli lihtne. Paz pela força. Idee oli taastada Ameerika sõjaline jõud, survestada Moskvat ja näidata, et Ühendriigid ei kavatse strateegilises võidujooksus alla jääda. Paljud nimetasid seda liigseks raiskamiseks. Hiljem sai sellest survest Ameerika pöörde keskne osa külmas sõjas. See õppetund kehtib ka praegu. Kui vastane usub, et ta võib kurnamisega võita, ei saa vastuseks olla arglikkus. See peab olema ülekaal. Trump lähtub Iraani suhtes samast loogikast. Kui Teheran püüdis muuta sõja kalliks, peab Washington tegema järgmise ähvarduse kompenseerimatuks. Teised riigid on samuti sellest reeglist aru saanud. Poola silmitsi Vene ohuga hakkas oma kaitset jõuliselt tugevdama ja allkirjastas Euroopa rahastamisega seotud kokkuleppe, et suurendada sõjalisi kulutusi. Jaapan, mida Hiina Indo-Vaikse ookeani piirkonnas survestab, on suurendanud oma sõjalist valmisolekut ja harjutab rohkem koos liitlastega. Israel, mida ümbritsevad Iraani toetatud relvarühmitused, hoiab pidevat valmisolekut, õhutõrjet ja luuret kui ellujäämise tingimust. Need riigid ei käsitle talase relvastumist kui luksust, kui oht kasvab. Nad käsitlevad seda kui olemasolu tagatist. Ameerika Ühendriigid, olles maailma suurim sõjaline jõud, ei saa tegutseda vähem tõsiselt kui nende enda liitlased. Suurema eelarve, täistuuridel töötavate tehaste, tootmises olevate tõrjerakettide ja taastatud varudega pöördub surve tagasi Iraani režiimi peale. Diktatuur võis küll suuta kriisi hinda tõsta, kuid aitas ka Trumpil tõestada, et Ameerika pidi oma sõjalist jõudu uuendama enne, kui suuremad vaenlased proovivad sama mängu. Järgmine käik sõltub Washingtonist. Pentagon survestab lepingute sõlmimist. Valge Maja seisab taastamise eest. Kongress arutab eelarve koormust. Kaitsetööstus kiirustab tarnima rohkem laskemoona ja süsteeme. Ja Iraan näeb oma enda plaanidele ohtliku tagajärge. Katse Ameerika Ühendriike kurnata võis kiirendada Ameerika jõu uut etappi. Trump haaras puudujäägist kinni, muutis kriisi tähendust ja pani Ameerika Ühendriikide sõjamasina uuenduste rajale. Mina olen Milson Alves News ja minu eesmärk on hoida sind hästi kursis. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini kursis Milson Alvesi kogukonnaga.